tere päevast, superstaarid. Väike siuke mõtteharjutus. Kujuta ette, et me kollektiivselt saabume siia näiteks Eestisse. Ükskõik mis aasta, oletame, ta võib olla 30 aasta tagasi või 100 aasta tagasi või 10 000, selle ei ole vahet. Kuidagi sattusime siia ja me nüüd jõudsime järeldusele, et selleks, et siin kõik toimiks korralikult, nagu siia vaja luua mingisugune süsteem. Ütleme nagu kellavärk. Selleks, et meil oleks siin kiirabid ja tuletõrjed ja mingisugused ühiskondlikud teenused, autoteed ja elekter ja ühes saad aru, eks. Meil on vaja luua mingisugune süsteem, et kuidas see kogu see asi toimiks. Nüüd, kui oletame, et nüüd keegi vend pakub välja, nüüd sel hetkel, kui me mõtleme selle asja peale, milline see süsteem võiks olla. Kui keegi pakub välja, et võiks olla selline süsteem, et seda juhib umbes 5 või 6 erinevat gruppi, mis on sisuliselt sektiklubid. Sektiklubid hääletavad enda sektiklubi liikme poolt, nad eelistavad enda klubi idiooti kui vastasmeeskonna geeniust. Siis otsuseid saab teha päeva lõpuks ainult 100 inimest ja seal ei ole üldse oluline, kui targad või arukad nad on, mis kogemused neile, see on täiesti ebaoluline. Nendel tüüpidel pole mitte mingit vastutust ja siis on niimoodi, et nad ei pea isegi aru andma, et millest ma räägin, on see, et pressikonverentsile ei lubata alternatiivmeediat ega mitte kedagi teist, kes küsiks kriitilisi küsimusi. Et neil puudub vastutus, nad võivad olla lollid kui lauajalad, nad ei pea andma aru, mis iganes juhtub, nemad ei pea mitte midagi kinni maksma, vaid ütlevad kõikidele teistele, et me tõstame makse, makske teie rohkem, et siis saab asjad veel kuidagi korda. Ning lisaks on niimoodi, et nende kohtadega, need 100 inimest, kes seal on, nendega on veel, see eelistab seda, et nad on seal terve elu. Et sealt väga harva keegi vahetub välja. Et kui nüüd keegi pakuks siukest versiooni, et kuule, et hakkame ühiskonda niimoodi juhtima, siis selle poolt ei hääletaks mitte ükski inimene. Mis tähendab, et kui me oleme päris ausad endaga, siis tänast süsteemi tegelikult ei soovi mitte keegi. Võib-olla ainult need 100 idiooti, kes seal hetkel pukis on. Need oleks ainukesed, kes selle poolt täna hääletaks. Peace.